No tere päevast kõigile, kes on leidnud aega siia tulla Zoomi. Ma loodan, et mind on kenasti kuulda. Need eestlased on meil siin hästi juba harjunud Zoomiga. Te võite korraga lehvitada. Ma näen, et enamus vist et on ka tuttavaid inimesi, on kohe sellisem toredam ja julgem tunne siin teiega seda töötuba läbi viia. Minu nimi on Sirius Sika. Ja olen siis täiskasvanute koolitaja juba üsna pikka aega. Ma arvan, et neid aastaid tuleb kokku üle 20, millal ma siis neid täiskasvanuid olen koolitanud, aga taustast siis nii palju, et olen ka koolitanud nii-öelda lapsi väga palju. Sutsukene koolitan neid praegugi, et nimetan ennast elukaare koolitajaks. Ehk siis, et õppimine läbi elu sõltumata vanusest. Ja hetkel olen siin ka natukene teises rollis, ehk siis olen Eesti Vabaharidusliidu juht, siis üsna vähest aega alles, et esimesed 30 päeva on edukalt läbitud. Ja minuga koos siis viib seda tänast töötuba läbi Margit Tüüla, kes ütleb enda kohta sõnad täpselt need, mis tal mõttes on siin ise, ja siis me räägime natukene sellest praegusest olukorrast, mis meil praegu on juhtunud, et mis tegelikult on üsna õpetlik, ma arvan, ja me õpime nüüd kõik koos. Aga Margit. Tere kõigile ka minu poolt. Mina olen Margit Tüüna. Oma igapäevast leiba teenin siis Kuressaares, töötan Kuressaare gümnaasiumi koolituskeskuses Osiilia ja tegelikult täiskasvanu hariduse valdkonnas siis tegev juba aastast 2000. Ja koolitamisega otseselt tegelen siis 2012. aastast, nii et üsnagi pikk kogemus, et varsti saab juba 10 aastat täis. Minu koolitamise valdkonnad on otseselt siis ettevõtlus, turundus, ka täiskasvanute koolituse valdkonnas olen koolitanud. Ja ütleme, et peale koolitamise siis ma veel tegelen sellega, et siin meil on see väike koolituskeskus ja siis igapäevaselt selle tegevuse korrashoidmise ja töös hoidmisega. Nii et meil on erinevad valdkonnad, on nii koolitused, siis täiesti erinevatest valdkondadest. Väga palju on meil võtmepädevuste kursusi ja ka siis rahvusvahelised projektid. Ja otsapidi olen ma seotud ka Vabaharidusliiduga. Vabaharidusliidu volikogu olen ma juhtinud siis nüüdseks juba veidi üle 3 aasta. Nii et need on need valdkonnad, kus ma siis väga aktiivselt toimetan. Aga nüüd sõna Siriusele. No nii, ma natukene annan teile aimu, et mis olukorras me praegu Margitiga oleme ja nagu ikka siin viimasel ajal maailmas juhtub, et ootamatusi tuleb palju. Ehk siis algselt oli planeeritud nii, et me Margitiga istume täitsa füüsiliselt kõrvuti, aga seda paraku ei juhtunud mitte, sest et ilmataat ütles, et Tallinnasse tulgu udu ja sellega seonduvalt Margitit sealt Saaremaalt tulema ei lastud. Ehk siis Margit on nüüd praegu ikkagi Saaremaal, mina olen siin Tallinnas ja siis me niimoodi üle selle wifi silla proovime selle töötoaga kenasti hakkama saada. Aga teemaks siis täna meil, kuidas hinnata täiskasvanud õppijaid vabahariduslikel koolitustel. Margit jagab meiega kohe natukene esitlust. Ja kui me nüüd käivitame selle slaidi seansi, et siis tuleb järgmine slaid kohe teile ette ja küsimus suurele ringile. Kas te saate aru, mis seal slaidil ka kirjas on? Kes saab aru, andku aga teada, lülitage oma mikrofon julgesti sisse ja ütelge. Tervist, mina olen Nuku. Ma tunnen ennast ka vabahariduses kodus, olen niigi paarkümmend aastat koolitanud sotsiaalseid oskusi ja teinud koolitajate koolitust. Mul on tunne, et seal on kirjas, et mis on vabaharidus ja kuidas on võimalik seda täpsemalt määratleda. Absoluutselt. 10 points 8 punkti süsteemis. Et selles mõttes meie aju on ju imeline ja ma testisin ise seda sama küsimust erinevates vanustes inimeste peal. Mis te arvate, kes kiiremini lugesid ära selle teksti, millel puuduvad siis täishäälikud, eks ju, mida meil aju tegelikult ilusti
tõlgib mingi aja jooksul siis tekstiks. Et lapsed ja noored pakkus Uku sinna chati, et esiteks ma tõepoolest ütlen teile, et julgesti, aga kasutage chati, et me saame sedapidi ka näha ja tõepoolest lapsed, noored said sellest mängleva kergusega, said hakkama erinevate tekstidega ja ütleme, et sellistel vanemaealistel läks sutsukene rohkem aega, aga üks erinevus veel, et vanuseklassis umbes 20 kuni 35 olid kehvemad kuni 35 kuni 50, et seal oli muidugi see grupp, kelle peal ma testisin, ei olnud väga suur, aga see nagu joonistus välja, et need, ütleme, teismelised ja 35 pluss kuni 50 mõistsid seda nagu hoobilt. Ja eks te siis tunnete, kus vanusegrupis te täpselt olete, kui te kiiresti saite aru, siis saate ennast liigitada selle järgi siis kuskile. Aga nüüd Margit võta korra see esitlus natukene välja ja meil on see küsimus, eks ju, et kui me vabahariduslikke koolitusi teeme, need natukene erinevad sellisest tavapärasest koolitusest ja meil on ette nüüd valmistatud teile mitmed videolõigukesed, et ma algatuseks, Helen hakkab vaikselt juba jagama, nii kaua kui mina räägin siin, et algatuseks me vaatame ühte siis videot, mis võiks olla ka selline koolituses läbitud õpirännak, mille hulgas siis mingeid teadmisi, oskusi on omandatud või omandatakse või proovitakse ka seda kontrollida. Sa võid julgesti, Helen, juba käivitada, mina nii kaua räägin, kuni see video käima läheb. Nii, see oli nüüd siis selline esimene video lõik. Kõigepealt ma küsiks teie pealt, et kas oli tegu haridusega? Hariduse saamisega? Kuidas teile tundus? Või juba omandatud oskustega? Pakutakse, et jah, keegi, te võite vahepeal ka teha mikrofone lahti, eks ju, et ka ütelda võib-olla juurde. Nüüd mul tekkis kohe sealt küsimus, et kui me võtame selle, et meil võib-olla jah, oligi tegu, eks ju, haridusega, kas siis oli ka tegu vabaharidusega? Või lihtsalt mitteformaalne õppimine, pakub Julia. Kas keegi vastu ka tahaks vaielda? Et see võib olla ka formaalõppe Räpina aianduskoolis, võib olla täiesti formaalõppe, võiks vaielda ühtepidi teistpidi, eks ju. Ja eks meie tänane töötuba keskendubki pigem mitte päris selliste dogmade väljaütlemisele, vaid pigem siis just või ka informaalne õppimine. Et võib-olla see eesmärk meil tänases töötoas on ikkagi kutsuma teid mõtlema selle üle
Ja nüüd on see sama küsimus, et kuidas siis hinnata, et ilmselgelt me peaksime teadma ju eelnevalt natukene informatsiooni, et kui on tegu mingi koolitusega olnud, eks ju, et siis meil peaksid olema koolituse järgselt õpiväljundid, siis me saaksime juba hakata mõtlema, et kuidas me siis seda hindame, mis osa täpselt ühtepidi või teistpidi. Ja kui meil ei ole koolitust läbitud, et siis on veel keerulisem, et kui me räägime sellest informaalsest õppimisest, et kuidas me siis hindame seda täpselt, seda haridust, mida siis inimene on saanud. Aga Margit nüüd korraks katkestab veel kord selle esitluse ja meil tegelikult on samal teemal veel järgmine video teile näidata ja ütleme nii, et kui te seda vaatate, siis eeldame, me ei tea seda, et kus kohas need kodanikud on oma teadmised omandanud, aga me eeldame, et suhteliselt sarnasel viisil on nad oma oskused saanud ja oma sellise iseseisva töö lahendas siis järgmine hariduse saanud inimene siis järgmiselt, et Helen kohe käivitab järgmise video ja vaatame. Ma õnne tähe all ei tuld vist ilma, seepärast paljustki pean jääma ilma. Mu elu praegune mind küll ei vääri, seepärast kes ränkalt käärib. Ministri prouaks ma ju hästi passiks, mu mees mind hellitaks ja kutsuks kassiks. Me Viru varjetees nii tihti prassiks, et lööks teid kadedus näost lassiks. Mu abikaas saaks minult loa kätel kanda. Ta tohiks olla mulle elus kindlaks toeks. Mu naerul pilk võiks talle sulgis õnne anda. Mu korvi võiks ta kanda uhkelt piimapoes. Nii, kodanikud olid läbinud ühesuguse eeldame, et õppekava. No ja ülesandeks olid nad saanud siis mõlemad, et panna mugulad mulda. Ja kui nüüd meie eeldame, et oleks siis see vabahariduslik koolitus, sest me räägime vabaharidusest, et kuidas me seda kõike peaks hindama ja äkki pakute välja, mis edasi sai selles viimases videos, see jätkub, et Helen paneb varsti valmis ka kolmanda video, et kuidas võiks see asi lõppeda ja kuidas hinnata ja mida hinnata, kas pakute välja? Kas nad said mõlemad hakkama? Küsin esimese küsimuse. Kas te noogutate või vaidlete vastu? Mulle tundub, et sellest rõõmust, mis nendest vastu peegeldus, oli juba näha, et edenemine oli olnud ja küllap, mis edasi läksid, nad kutsusid sõbrad-sõbrannad juurde ja siis lustisid koos. Vahepeal tuli siia ka üks väga hea kommentaar, et Ander on kirjutanud, et mina panin tähele, et me õppisime läbi õppimise, kuna videos osaleja luges ise instruktsioone õppides samal ajal. Aitäh! Unte pealt võiks vaadata. Kartulite puhul on hindamine sügisel, kas ainult, aga Helen on vist saanud ka selle jätku. Kas keegi julgeb pakkuda, mis edasi saama hakkab? Mida oleks vaja veel teha, kui need mugulad said mulda? Üks asi jäi tegemata. Mis te arvate, mis asi? Mida esimene muld peale ja, aga veel üks asi, mida esimene osaleja tegi, aga teisel veel ei olnud. Just, kastmine.
aga Helen käivitab selle järgmise video ja läheb. Mu abikaas saaks minult loa kätel kanda. Ta tohiks olla mulle elus kindlaks toeks. Mu naerul pilk võiks talle sulgis õnne anda. Mu korvi võiks ta kanda uhkelt piimapoes. No nii, et selliselt lahendas nüüd siis see teine osaleja siis selle lõpu küsimuse ja nüüd küsimus, kuidas seda kõike hinnata. Ehk siis, mida me siis peaksime tähele siis panema või mida me siis hindame. Ja kui me nüüd vabahariduslikel koolitustel käime, et tavapäraselt ütleme formaalhariduses on meil tähtis tulemus, vabahariduses on juba nii-naa, eks ju, et kas õpiväljundid olid saavutatud või olnud saavutatud, et seal ma arvan, et on meil ees ka see nii-naa selline hetk, aga kui ma nüüd läheks natukene selles mõttes sellest teemast võib-olla välja, et üks küsimus, mille ma viskaksin selles töötoas õhku ja millele ma tegelikult ka teises töötoas, kus me räägime täpsemalt siis võtmepädevustest ja nende arendamistest, et üks selline oluline märge, mida ma ütleks välja, on loovus. Ja küsimus, et kas te loovust oma koolitustel, kui te koolitate, olete üldse plaaninud hinnata ja kas te olete ka või olete seda vahest teinud selliselt, et te ei ole plaaninud, aga koolituse käigus on võib-olla tekib see mõte, et võiks nagu hinnata ja kui te olete seda teinud ja kui te olete plaaninud, et kui tähtis see teie jaoks nagu on, et seda loovust hinnata. Võtke julgelt sõna. Ma ütleks niimoodi, et ma enamasti ei plaani ette, et loovust tuleb hinnata, aga me tihti rõõmustame lihtsalt selle üle, kuidas loovus on avaldunud ja hea täiskasvanute koolitus ongi suures plaanis selline koosloomine. Absoluutselt nõus. Aga kumb näiteks nüüd nendest näidetest teie arvates oli paremini õpiväljundid saavutanud? Kas te oskate niimoodi ka panna, et kui nüüd oleks vaja lahterdada miskit pidi? Pakkuge chatti, ütelge välja. Rõõmsameelne õppimine annab rohkem, oleneb, mis õpiväljundid soovitud. Õpiväljundid olid see, et Muhulad pidid mulda saama, oleks võinud vast, keegi kirjutas ette ka seda, et võiks sügisel ka midagi sealt võtta olla. Aga ega ju just, kui õpiväljundiks oli vaid, et Muhulad mulda, siis mõlemad on suurepäraselt oma eesmärgi saavutanud. Et võib-olla tõepoolest, et kui me plaanime oma neid õppekavasid või selliseid õpiväljundeid õppekavades, et oleks aeg-ajalt mõistlik nagu mõelda ka sellele, et võib-olla, et ei pea need olema tingimata sellised tulemuslikud õpiväljundid alati, et seal hulgas võiks olla ka võib-olla selliseid õpiväljundeid, mis näitavad seda arengut pigem kuskil suunas. Kuna loovus on oskus probleeme lahendada, siis see on väga tähtis elus hakkama saamiseks ja seda peaks tunnustama või arvestama hindamisel. Absoluutselt ma kahe käega olen selle poolt, et kui ma nüüd mõtlen nagu ise nendele koolitustele, mis ma olen teinud hanke korras tihtipeale koolituste tellijatele,
et siis tihtipeale on murekohaks see, et jäetakse ära nendest eesmärkidest või koolituste õpiväljunditest just seesama loovuse osa, mis võib-olla tegelikult on pigem selliseks õngeks kalamehel tihtipeale elus hakkama saamisel ja miks mitte ka uute teadmiste saavutamisel. Aga ma nüüd annaksin sõna edasi Margitile ja Margit räägib natukene sellist tuumikumat juttu vahele siia siis. No nii, et nüüd oleme siin arutlenud, et mis see haridus siis oli, et kas tegu oli haridusega ja kas tegu oli eelkõige vabaharidusega ja kuidas seda hinnata. Et mina natuke siis räägin ka sellest konstruktiivse sidususe põhimõttest hindamise planeerimisel. Et tegelikult kõik hakkab ju pihta sellest, et mis meie tegelikult õpieesmärgid on. Ja tegelikult sellisel sidususel, õpieesmärkide seadmisel ja ütleme nende saavutamisel on tegelikult ju väga oluline roll. Nii et ja tegelikult me selle sidususe saavutame siis, kui me vaatame seda, et kas nüüd see õpitulemuste hindamine, tagasisidestamine, kõik need õpieesmärgid, ka selle õppe sisu, millised õppemeetodid me oleme valinud ja kui me räägime nüüd hindamisest, siis kas need hindamismeetodid, et kuidas me seda hindame ja millised need kriteeriumid on, et kas need on siis ka nii-öelda sidusalt nagu omavahel seotud, et see on hästi oluline aspekt. Mitte üksnes koolitaja ei pea sellest aru saama, sest tegelikult ka õppija seisukohalt on oluline nagu teada, et mis eesmärgiga tegelikult on tulnud õppima, et ka selle, ütleme, üksteise, ütleme, sellises suhtluses peaks koolitusel välja tulema, mis eesmärgiga see õppija siia tulnud on ja kas ta siis sellest õppekavast ka hindamisest, kuhu me nagu tahame selle kursuse jooksul siis jõuda, ka ühiselt aru saab. Muidugi eraldi teema on see, et kas nagu vabahariduses peaks nagu üldse hindama. Samas, kui me räägime sellest, siis see vabahariduse mõiste, ütleme see roll siis selle formaalse ja ütleme see piir mitteformaalse ja formaalse hariduse vahel on see õrn õhuke, et seesama nii öelda vabaharidus või mitteformaalne haridus võib ka mingil hetkel olla tegelikult minu igapäevases tööelus ka kasulik. Mina tõin selles mõttes näite ettevõtluskoolituselt ja ma tegelikult illustreeriksin seda pilti kõigepealt sellega, et need õppijad, kes meile nii-öelda kursusele tulevad, siis nad on väga erineva taustaga. Nad on väga erinevas vanuseastmes. Nad võivad olla sul 25-aastased, nad võivad olla ka 60-aastased ja no, mitte ainult see hariduse taust, vaid see sotsiaalne taust ja need eesmärgid, miks ta meie või mis põhjusel ta meie koolitusel tuleb, mis on tema vajadused. Ja siis võtta kõiki siis neid õppijaid nagu ühe puuga, et te peate siis nüüd tegema selle testi sooritama, et siis te saate tunnistuse ja siis on see kursus teie jaoks läbitud. Et tegelikult hindamisel siis ettevõtluskoolituse näitel mina väga palju kasutan sellist kujundavat hindamist ja kõigepealt see, et õppija tegevuse eesmärgistamine ja see, et see õppija ka iseennast hindaks, et kuidas ta siis oma sooritusega toime tuli. Hästi palju me kasutame oma kursustel tagasiside meetodit ja see tagasiside meetod on siis meil nii-öelda kirjalik kui ka suuline tagasiside, mida me anname. Viime läbi arutelusi ja näiteks kogu selle ettevõtluskoolituse vältel on meil hästi palju selliseid praktilisi töid, mida nad siis nii-öelda selle kursuse vältel peavad ise koostama. Me analüüsime neid praktilisi töid, me tagasisidestame ja tegelikult sellel tagasisidel on hästi oluline roll õppija jaoks. Esimene kriteerium, mis meie jaoks on see, et see tagasiside oleks üdini positiivne.
Ja tegelikult see tagasiside peab lähtuma sellest ühesõnaga, et mis on selle väljundi või õpiväljundi eesmärk, et mida me peame siis saavutama. Ja pigem on see, et me julgustame, me juhendame, kuidas ta saaks või saab oma nii-öelda sooritust veel paremaks teha. Ja tegelikult ma ei tahaks väga kasutada sõna tagasisidestamine, et ma tooksin siia mängu sellise termini nagu edasiside. Ja edasiside on see, et me ei vaata tagasi, vaid me lähme edasi, et kuidas me saame seda sooritust veel paremaks teha. Ja kõige parem on see, kui see õppija tegelikult tuleb ise küsima. Selles mõttes, et kui ta ise küsib, siis ta saab ise aru, et tal on midagi arendada ja tal on seos nii-öelda selle eesmärgiga, kuhu ta selle koolituse raames tahab jõuda, mis on see nagu lõpp-finiš kursusel. Ja tegelikult selle kursuse vältel me kasutame ka nii-öelda kokkuvõtvat hindamist. Ehk selle kokkuvõtva hindamise raames see õppija siis koostab omale äriplaani. Nii et sisuliselt selle äriplaani iga osa on üks praktiline töö, mida ta selle kursuse vältel teeb ja selline kujundav hindamine toimub siis tagasisidestamise või edasisidestamise vormis. Ja eks me ikkagi lähtume absoluutselt iga nii-öelda õppija eripärast, tema võimetest, tema taustast ja selles suhtes nagu võime kindlalt öelda, et need, kes tahavad ja need, kes proovivad, siis tegelikult neist saavad ka edukad ettevõtjad. Isegi see inimene, kes väga ei oska kirjutada, ta tuleb oma äriplaaniga toime ja kursuste lõpus ta tavaliselt siis läheb ka seda äriplaani väga kiiresti esitama. Üks asi, mida ma olen väga tähele pannud, et tihtilugu me kirjutame õppekavades välja väga jäigalt, et nüüd on see nii-öelda siin see kokkuvõtlik hindamine ja me korraldame äriplaanide kaitsmise. Siis on see koht, kus ma näen seda, et see täiskasvanud õppija tunneb nagu endast pinget. Ja tavaliselt me sõnastame ka siis selle nagu nende jaoks ringi, et see äriplaanide kaitsmine ei ole midagi muud, kui sa tuled lihtsalt auditooriumisse ja sa tutvustad endale äriplaani, nii et mitte nagu tekitada selles õppijas liigset pinget. Ja tihtilugu ma näen ka seda, et kui need vanemad õppijad siis õpivad, et siis ta alati ütleb ka seda ette, et ole hea, palun anna mulle aega, palun räägi mulle täpsemalt ja kõige paremini see tagasisidestamine ütleme, täidab oma eesmärki siis, kui me oleme andnud nii-öelda selle kirjaliku tagasiside ette ja siis me saame veel kokku, me räägime asjad üle, me analüüsime ja me vaatame need aspektid üle, mida ta saab veel paremaks muuta. Nii et kõik see tegelikult see hindamine, see kujundav hindamine, see tagasisidestamine, see lähtub ikkagi sellest, et ma võtan aluseks selle, kes on õppija ja mida ta hetkel vajab. Nii, aga nüüd ma annan Siirius sõnajärje sulle üle. Nii, mina väga palju viin läbi arvutikoolitusi nii vabahariduslikke kui ka tegelikult formaalhariduses ka hetkel räägin siis pigem sellisest vabahariduslikust lähenemisest. Kõigepealt me kõik tuleme kuskilt lapsepõlvest ja lapsepõlvest peale tegelikult juba ma arvan lasteaiast alates on meile selgeks tehtud üks mõiste ja mõiste nimi on hinne. Ja see hinne pika sellise kooli ja lasteaia sellise läbimise tulemusena tihtipeale on selline mõiste, mis tekitab meis pinget. Kui koolitus mul algab tavaliselt, siis inimesed küsivad, esimene küsimus, me vaatasime õppekava, me vaatasime, et oi, need asjad on vaja läbida kõik, mis seal kirjas olid. Ja kuidas ma selle koolituse lõpetada saan, mis ma selle lõpuks pean tegema ja kuidas ma siis seda hinnet siis teilt kätte saan või ei saa või kuidas te üldse hindate, sest ka tavapäraselt on õppijale ju teada hindamise põhimõtted.
et mina oma koolitustel hästi väldin tegelikult sõna hindamine ja ma väldin sõna ka hinne loomulikult, sest hindeid ma ei panegi, eks ju. Ja tegelikkuses ma võin teile nii palju ütelda, et ma väldin ka sõna õppimine, sest et minu koolitustel on tihtipeale sellised madalama haridustasemega inimesed, kes võib-olla aeg-ajalt on jäänud elu hammasrataste vahele ja siis see sõna õppima ei kõla ka nende jaoks kuigi motiveerivalt, et see sõltub sellest, et mis taustaga nad on, aga väga palju on seda sorti õppijaid, kellel siis eelnevad õpikogemused ei ole kõige toredamad olnud. Kuidas me siis hindame, et millega ma veel koolitusel hästi palju kokku puutun, et inimesed on harjunud sellega, et kui hinne saabub siis, kui midagi on lõplikult valmis. Ja see lõplikult valmis, seda nad teavad juba kooliajast ka, et see lõplikult valmis võib olla ka mingi väike osa tööst, aga ikkagi peab saama valmis. Et väga palju mina oma koolitustel toimetan sedapidi, et ma proovin inimestele anda seda sisendit, et nad teadvustaksid endale, et mitte see tulemus õppeprotsessis ei ole tähtis, vaid tähtis on seesama protsess ise. Et selle protsessi käigus, kui me oleme suutnud pinged maha võtta ja rahulikult keskenduda, et siis selle protsessi käigus tuleb tulemus, kas seda tahad või ei taha, kui see protsess on mõistlikult läbitud. Aga et see, mis lõpuks siis välja tuleb, et see ei oma tähtsust. Muideks sellega ma näen päris palju vaeva, ma arvan, kolleegid kindlasti on muga ka nõus, et see protsess või tavaliselt tahetakse alati tulemust. Siis mida ma veel hästi kasutan tagasisidestamisel, pigem ma ütleks, kui sõna hindamine, et on huumor, et läbi huumori, üldse läbi huumori ka õppeprotsessi läbi viies, et on need tulemused tunduvalt paremad ja see tagasisidestamine on inimese jaoks ka annab selle positiivse tunde edasi minna. Ja kui näiteks miskit läheb nii, nagu ei plaani, tavapäraselt digikoolitustel, mis juhtub, kui inimene ei saa hakkama mingi asjaga, mis teie tavaliselt teete, kui arvuti ei allu teie suurepärastele mõtetele ja teie käsklustele, mis te tavaliselt teete siis arvutiga? Ma küsin, kas pinginaabri käest või koolitaja käest, et ma olen piisavalt enesekindel selle jaoks, et ma ei põe, kui mul ei tule välja. Aga kas sa kiiremini Uku hakkad ka toimetama seal arvuti taga, näiteks klõps ja klõps ja klõps ja? Oled sa seda tähele pannud ise? Ei ole? Ma ei saanud küsimusest aru, kas ma hakkan kiiremini toimetama siis, kui... et kas sa näiteks arvuti taga ütleme, et kui mingi asi ei allu su käsklustele, eks ju, ei käitu see arvuti nii, nagu sa oled oodanud alati ja sa oled kogenud, et kas sa siis hakkad ka rohkem klõbistama? Ei tea. Vaat see on see üks asi, mida mina koolitusel aeg-ajalt mõnel inimesel on nii. Mõni jääb niimoodi, hangub täiesti, aga teine hakkab klõpsima. Siis ma tavaliselt ütlen, peatage see naine, eks ju. Et ta võib üsna kaugele, eks ju, ühele poole või teisele poole jõuda. Ja siis tavapärane ikkagi on see, et kui inimene jääb hätta, hakkab hullult klõpsima või siis hangub lihtsalt ja ei suuda mitte midagi teha, sest et puuduvad mõtted. Et tavapäraselt on see hetk koolitustel see, ütleme, et minu jaoks nagu selline murdehetk, kus ma kasutan seda kujundavat hindamist nii-öelda või seda tagasisidestamist. Ehk siis see, et a la näiteks, et kodanik, eks ju, kes nüüd hakkas hullult klõpsima, kellele ma hüüdsin peatage see naine, eks ju, või peatage see mees, et siis see inimene tegelikkuses proovis leida lahendusi ja see on väga hea. See inimene, kes nüüd hangub, on hirmust täiesti näost valge, sest et tavapäraselt ju te näete täiskasvanute koolitusel on ju ka see häda, et siis nad piiluvad vaikselt naabrit ja õudust, kui naaber oskab teha, eks ju, ja ise ei oska teha, et siis ju see hangumine võtab suuremad mõõtmed.
aga ma olen lahendanud ka selle olukorra tavapäraselt nii, et ütlen, et näete, aga see kodanik valis mõtlemise, tark ei torma stiilis, ka väga hea. Ja sealt saab edasi, eks ju, see minna juba selle protsessi juurde rõõmsamalt toimetama. Mis on hästi tähtis minu jaoks nagu koolitustel, vahet pole, kas ma siis teen digikoolitusi või teen ma isiksuse arenduse koolitusi, et digikoolituste näitel võib-olla on seda parem välja öelda. Minu jaoks ei ole oluline õpetada mingeid kindlaid oskusi. Ainus oskus, mida ma soovin alati oma kursuslastele õpetada, on see, et kuidas saada ise hakkama, kuidas ise ennast aidata. No näiteks, et kui on hankes meil ees selline õpiväljund, et kodanik peab oskama teksti, seal on väga täpselt tavaliselt Töötukassa hangetes on, et peab oskama Wordis trükkida, eks ju, ja teha mingit dokumenti. Et ma mitte kunagi nagu ei lahenda seda selliselt, et vaat just Wordis peab ta seda oskama, vaid ma tavapäraselt siis lähenen ikkagi seda pidi laiemalt, et ta peab ju arvutit tundma, ehk siis ma alustan näiteks Notepadist, lähen Wordpadi, siis lähen Wordi, ausalt öeldes Wordi ma ei õpeta enam eriti üldse arvutikoolitustel ja lihtsalt annan neile kätte ja nüüd see hindamine sinna juurde, eks ju, et kui ta juba seal Notepadis on saanud hakkama, saanud selle positiivse kogemuse ja Wordpadis samamoodi, eks ju, läinud edasi, et siis Wordis edasi toimetades ongi see hindamine selles stiilis, et näed, sa saidki ise hakkama, sa saad edaspidi ka ise hakkama, et see on see, mis võiks nagu motiveerida inimesi toimetama, et ütleme nii, et teda võiks tinglikult nimetada protsess hindamiseks, kujundavaks hindamiseks, aga mille oluline eesmärk on süstida positiivsust, süstida seda enesekindlust, mida tihtipeale täiskasvanud õppijal on teatud sellises seltskonnas vähem. Aga küsimus, et milliseid hindamismeetodid osalejad ise kasutavad, kui te vaba hariduskoolitusi läbi viite. Ja tegelikkuses ma küsiks veel kohe järgmise mõttekäigu ka, et pange chati või öelge mikrofoniga, et kas need hindamismeetodid oluliselt erinevad ka formaalhariduse hindamismeetodidest või mingites kohtades võiks vaadata, et on üsna sarnased. Ma ise nagu praegu mõtlen seda, et tegelikkuses formaalharidus on meil läinud ka hästi palju sinna poole ja ta liigub jõudsalt, et kujundav hindamine on saanud üheks selliseks märksõnaks, samas lõpuks jõutakse ikkagi mingi läbi selle kujundava hindamise mingi kindla tulemuseni. Aha, chati juba tulidki. Ma ütleks võib-olla vahepeal ühe repliigi, et üsna tihti või ühesõnaga minu jaoks on sagenenud juhtumid, kus õppija tuleb kursusele ja ta ütlebki, et ma ei taha, et mind hinnatakse. Mina õpin selle tõendiga ühesõnaga ja tegelikult ma tulin ise ennast arendama ja tulin kuulama, mida teie meile huvitavat pakute. Et ka üsna sagedased on need juhtumid, just siin viimasel ajal, ma ei tea, millest see tingitud veel on, aga päris tihti selliseid asju juhtub. Nii, Siirus, palun, nüüd saad. Ja Julia kirjutas, et refleksioon, tagasiside, mingi praktiline töö või protsessi kirjeldus absoluutselt, et väga hea. Uku kirjutab, et kasutab tihti mänge ja nende arutelusid vabahariduses, siis me mõtestame elektrimeetodil mängukogemust. Nii ongi see rohkem nagu protsessi mõtestamine.
Julia kirjutas veel aktiivõppemeetodid. Uku formaalhariduses on minu meelest olulisem rõhk just kokkuvõtva hindamise ja kujundava hindamise tasakaalu leidmisel, aga kokkuvõtva hindamiseni peab lõpuks välja seal jõudma. No tegelikult, kui me nüüd paneks selle vabaharidus, ma korra siin vahepeal ütlen nagu ise, et vabahariduses tegelikult me peame ka ju need õpiväljundid saavutama, et sisulises mõttes ta on ka ju see kokkuvõttev hindamine, kui me tahaksime, et meil see kursus nagu läks täie ette. Et kas see nüüd on meil siis see kokkuvõttev hindamine numbriline või on ta siis selline arvestatud, mitte arvestatud, läbitud, mitte läbitud, me võime neid asju nimetada. Inese kirjutas, et praktiline töö, simulatsioon, aga võib ka juhtuda, et ei kasutagi, oleneb eesmärgist. Aga samas ma usun, et siin Inese võib-olla ütleb mulle vastuvaided, aga ma arvan, et juba ka see on ju hindamine, kui ma ütlen tubli. Et said hakkama. Et ta võiks, et ma usun, et mitteteadlikult võib-olla me ikkagi kasutame neid alati. Aga jah, et sõltub eesmärk tõepoolest, et kui kas me keskendume sellesse rohkem või vähem. Koolides tahaks näiteks loovama ja vabama hindamissüsteemi rakendamist, kirjutab Julia veel. Ja Kristi kirjutab, et ei ole hinnanud, pole vajadust olnud, usaldan inimeste enesehindamist, refleksiooni koos arutelu ja selle tulemused paberile näiteks. Ma korraks siia selle usaldan inimeste enesehindamist vahele viskan õhku ka selle, et aga kas sa siis ka usaldad, eks ju, või mõttekäik, eks ju, kas me siis ka usaldame, kui äkki inimese enda enesehinnang on madal. Et siis võib olla ta liigselt kriitiline kogu selle süsteemi vastu ja siis me peaks nagu leidma selle tasakaalu miskipidi. Jana kirjutab, et sõltub ikka õppijast, refleksioon kindlasti, mõned aga saavad koolituse käigus juba konkreetseid tulemusi, siis aitab see ka õpet hinnata. Muide, ma pean ütlema, formaalhariduses ma kasutan hästi palju sellist nippi ja ma olen nüüd toonud selle vabaharidusse nagu natukene üle. Et kui mingi teema on, et ma aeg-ajalt kasutan seda, et panen inimesed paaridesse ja palun siis panen paaridesse nii, et tugev nõrgemaga. Ja siis ülesandeks on nõrgemal inimesel siis teha tugevamale inimesel teha nõrgemale siis asi selgeks. Ja mis te arvate, kuidas hindamine toimub? Koolis toimub nii, et ma kutsun selle nõrgema inimese vastama ja kui läheb hästi, saavad mõlemad osalejad nagu hea hinde. Et selles mõttes see vabahariduses töötab ka väga hästi, et sealt saab see tugev nagu seda enesekindlust juurde ja samas läbi selle sõbraliku suhtlemise see nõrgem osaleja tunneb ka seda positiivset kogemust stiilis, et talle suudab teha keegi, kes on ka tegelikult ja tema seal kõrval õppija selle asja selgeks järelikult. Ei ole see nii keeruline, et seda peaks nagu ei tea, mis tasemel nagu õppima. Kristi kirjutas veel, et enesehindamise all pidasin silmas, et ta kirjutab või suuliselt kirjeldab, mida õppis ja sealt võib välja tulla midagi põnevat. Enesehinnang on põnev ja oluline teema. Absoluutselt. Olen nõus. Kusjuures ma tahan öelda ka ühe vaherepliigi, et selle sama ettevõtluskoolituse näitel, et kui see õppija reaalselt ütleb, et ta ei suuda seda kirjalikult paberile panna, aga ma olen nõus esitama seda suuliselt, mida ma mõtlen ja kuidas seda teha, siis ka see on koht, kus hinnata, et ta on oma õpiväljungi saavutanud, siis me saame ju aru, et ta mõistis seda, millest me rääkisime, kas me rääkisime seal, kuidas ta oma toodet või teenust disainib. Et see on ka selline hästi oluline koht, et me ei ole nii väga kinni sellest ühest mudelist, et me anname talle ainult seda kirjalikult teha, vaid talle on ka võimalus valida vormi. Kui ta soovib, tõesti ta ei oska võib-olla nii hästi seda paberile kirja panna, et see suuline esitlus tuleb talle palju paremini välja. No nii, ja nüüd ma vaatan kella, et meil
saigi nüüd hunnik teemasid ja mõtteid üles visatud, mida ma loodan, et te mõtlete edasi ja mida me kokku saades kindlasti ka arutame, et see on teema, millega ma arvan, et peame me igapäevaselt tegelema ja mille peale me peaksime mõtlema ja võib-olla mõtlema hästi palju raamidest välja, et seda paremini võib-olla need tulemused meie jaoks hakkavad tulema. Aga ma tänan, et te võtsite aega meiega siin olla selles töötoas ja mõtteid jagada, et ma usun ja loodan, et me kohtume teiega peagi ja kohtumiseni. Suur aitäh ka minu poolt ja tervitused siit päiksepaistelisest Kuressaarest. Ma loodan, et Tallinna udu on kadunud. Hakkab minema ära, aga kohtumiseni.